Tervitame siitpoolt samuti televaatajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja minuga on täna stuudios pastor Ülo Niinemägi Oleviste kirikust. Eelmises saates me rääkisime sellisest vapustavast nähtusest, tohutust ärkamisest, mis leidis aset endises Nõukogude Liidus ja Oleviste kirikus, nimelt siinsamas Tallinna linnas, ja seda kutsutakse FHTA ärkamiseks. Võib öelda, et see ärkamine algas tegelikult juba 68. aastal, kui said mitmed inimesed südamesse tulla kokku ja hakata otsima Jumalat. Pastor Rein Uuemõis, tol ajal küll ta ei olnud pastor, lihtsalt vend Rein ja tema lihane vend Haljand, nende kodus hakkasid toimuma palvekoosolekud, kus inimesed tulid kokku ja palvetasid sageli terve öö. Pastor Rein kirjeldas seda kunagi nii, et inimesed palvetasid terve öö otsa, hommikul panid lipsu sirgeks, jõid tassi kohvi ja läksid tööle. Ei olnud väsinud isegi. See oli üks väike grupp inimesi, kes hakkasid otsima Jumalat ja Jumal hakkas näitama neile midagi, mida ta soovib teha meie Eestimaal. Inimesed hakkasid täituma püha vaimuga. Hiljem liikus see ärkamine edasi Oleviste kiriku Käärkambrisse. Käärkamber oli varsti rahvast täis ja sinna ei mahtunud enam rahvas ära. Mindi edasi Maarja kabelisse ja varsti oli seegi täis. Siis edasi mindi Suurde saali. Ja siis kuskil 70. aastate teisel poolel, umbes 77-78, hakkasid tulema kokku Oleviste kirikusse inimesed üle terve endise Nõukogude Liidu. Ma tean, Ülo, sina mainisid mulle, et mõned inimesed olevat isegi näinud nägemusi sellest, kuidas Tallinna linn ja mingisugune kõrge torniga kirik oleks see koht, kuhu nemad peavad minema. Inimesed isegi täpselt ei teadnud, on see Tallinna linn veel Nõukogude Liidus või väljaspool seda. Uuriti kaardi pealt järgi, avastati, et ikkagi Nõukogude Liidus on, osteti piletid ja sõideti Tallinnasse ja otsiti siis see kõige kõrgema torniga kirik üles. Ja sellest sai alguse, nagu ma siin juba ütlesin, tõenäoliselt suurim tervendusärkamine, mis terve Nõukogude Liidu ajaloo jooksul on üleüldse aset leidnud. Millest see algas ja kuidas see algas, sellest me rääkisime veidikene eelmises saates. Aga täna tahaks rääkida natukene sellest, mismoodi usklikud ise tundsid selle ära ja kui paljud tundsid selles ära Jumala töö ja samas miks mõned inimesed võitlesid selle vastu siis, kui see ärkamine oli täiesti oma haripunktis. See on tihtipeale nii, et me palume Jumalalt ärkamist ja siis, kui Jumal selle ärkamise saadab, siis me ütleme, et ega me sellist ei tahtnud ja ei lähe sellega kaasa. Nii et sellepärast ma olen kutsunudki siia pastor Ülo Niinemäe, et tuletada meelde neid aegu. Mitte lihtsalt selleks, et teha sellest ajalootundi ja rääkida asjadest, mis kunagi kuskil juhtusid, vaid et me võiksime hakata neid asju igatsema, ootama, nende asjade pärast palvetama ka tänapäeval. Nii et tere tulemast, Ülo. Aitäh. Räägi natukene sellest, mismoodi suhtusid inimesed sellesse erilisse liikumisse, kui kuulutati evangeeliumi päästmisest, siis selles suhtes olid kõik ühel nõul. Siis kui hakkasid esimesed inimesed kukkuma, siis mõned inimesed arvasid, et see nüüd küll vist ei ole päris see, või kui hakati tervenemisest kuulutama ja püha vaimuga täitumisest ja keeltes rääkimisest, siis milliseid reaktsioone see inimeste seas tekitas? Eks seal oli kahesugust. Mina nägin ikkagi seda positiivset poolt, et väga palju sõltub, kes su sõbrad on ja kellega sa lävid. Ja mina olin ikkagi põhiliselt nagu selle tunnistaja, kuidas tuleb 200 ülikonnas meest, astub suurte kübaratega, võtavad need maha, astuvad Oleviste kiriku uksest sisse. See oli nagu ime, see oli nagu ilmutus. Tegelikult toimus see tegelikult. Ja tegelikult need inimesed tulid ja seal nad tulid oma lastega, kes vajasid tervist suurte vesipeadega ja seal samas kirikus söödi, seal samas toimus kogu see elu. Eks oli mitmed asjad, mis pahandasid, mitte ainult ei pahandanud kaugelt tulnud võõrad. Ühed inimesed tegid oma kodud lahti, võtsid nad enda juurde elama ja teised pidid leppima siis kohaga. Inimesed, kes käisid nendel päevadel Balti jaamas, ütlevad, nad magasid täiesti kivipõranda peal. Ajalehed all, seal nad magasid, sest selliseid suure masse, need ei olnud kuhugi panna. Kirikusi tohtinud inimesi hoida. Kell 11 pidi kirik puhas olema. Ja meie inimesed siis paljud vabatahtlikud koristasid suure kiirusega, et
et saaks kiriku puhtaks ja korda kella 11-ks pidi olema kõik. Nii et see ajapiirang oli ka, tol ajal ei saanud kirikus teha neid pikki koosolekuid. Aga tõesti oli nii, et sellel ajal, kui Jumal tervendas ja imesi tegi, pidi vend Rein käima ka, pastor Rein Uuemõis siis käima aru andmas, et korraldati päris vendluse tasemel, et tervenemine ju ei toimu enam tänapäeval. Ja see oli nii naljakas, et sellel ajal, kui meil massiivsed tervenemised toimuvad karke, terve Maarja Kabeli esine karke ja keppe täis, lõpuks tuli neid panna sinna nurka lihtsalt eest ära, inimesed ei kukuks nendele peale. Ja mul on isegi üks pilt nendest aegadest, keegi tegi lihtsalt juhtumisi, tegi selle pildi, ega keegi tollal mingit pilte või fotosi ei teinud. Ja seal on siis lademes neid karke niimoodi laotud Maarja Kabeli altari peale. Ja samaaegselt toimub siis seminar või selline aruandlus, kus öeldakse, et imed lõppesid ära apostlite päevadel. Ja üldse pühavaimu tööst ja keelte rääkimisest ja väga mitmes asjas. Ja see ei olnud sugugi pingevaba. Tuli anda aru ja tuli rääkida, oma seisukohta esitada. Meid ei olnud kerged ajad eesseisjatele ja ma annan au venna Reinule, kes hoidis sirgena oma selja ja kes uskus ja läks läbi ka siis, kui ei olnud päikest, kuud ja tähti, mitte midagi ei olnud. Ja ta kutsus kaasa seda koori ja teinekord ei olnudki kõige kergem minna välja ja tuli uskuda ja tuli peale pressida, aga Jumala vägi oli väga võimsalt nende ahistuste sees ja samaaegselt Jumala püha vaimu vägi töötas tõesti, nagu sa ütlesid, ka teistes paikades. Karl Reinaru rääkis, kuidas tema kodus imeasjad, püha vaimuga täitumised, tervenemised, kõik toimusid seal samas, kus ta oma käes erutas. Teised läksid Hiiumaale, Laine Veevo oma abikaasaga, nemad said küllalt pea ärkamise alguses, said hukka autoõnnetuses ja ega neid paiku, kus Jumal ei oleks toiminud inimeste kaudu, oli väga vähe. Et kõik need, kes ikkagi selle väe said, need läksid ja need tunnistasid. See oli selline ühiskonnas kõrgendatud selline elektriväli, vaimulik atmosfäär. Kristlased kandsid niivõrd võimsat tunnistust endas, et see lihtsalt läks välja. Ja nendel aegadel tuli igasugu inimesi usule. Panid oma parteipiletid panid maha ja see oli tõsine väljatulek, sest Jumal näitas end elavana. Oleviste kirik oli otse kui majakaks sel usulisel maastikul ja samaaegselt see oli nagu ka vastupanu liikumise otse kui märk, sest et seisti vastu sellele süsteemile, mis püüdis kõik hea ja elava lämmatada. Ja see oli täiesti omaette nähtus, see Oleviste kiriku ehvata õhtud, nii nagu Metodisti kirikus oli siis vastav need ansambel Seela korraldatud koosolekud. Aga just, et Oleviste kirikus oli siis kogunes selline suur meeskond inimesi ja lõpuks hakati ütlema, et ehvata ei ole ainult koor, vaid ehvata on kõik need inimesed, kes tulid reede õhtul otsima Jumala palet tundide pikku palvetama täistuubitud käärkamblis, kus tõesti seisti ka ukse vahel ja ukse taga ja otsiti Jumala palet, nõuti Jumalat, tuldi laupäeval vabast ajast palvetama. Inimesed jätsid kõik asjad, kõik oma sünnipäevad, tähtpäevad, kõik võimalikud asjad, kõik jäivad ära, sest kõige tähtsam oli see, et olla Jumala töös. Nii et Jumal leidis inimesi kõik võimalikest erinevatest liikumistest. Karl Reinaru, keda sa mainisid, nendele televaatajatele, kes ei ole kursis, Karl Reinaru oli Luteri kiriku õpetaja. Mainisid siin juba Metodisti kirikut, kus merepuiesteel olid sellised võimsad koosolekud, et see merepuiestee kirik oli rahvast puupüsti täis, inimesed olid akna taga, aknad olid lahti tehtud siis, kui Seela ansambel esines, nii et need olid nagu kaks sellist kohta, kus nagu mõned on öelnud, kus seaduselaegas oli sel ajal.
kus Jumala rahvas tuli kokku ja sellel ajal, nii nagu mul on räägitud, et ei olnud mingisugust sellist vahetegemist või vaatamist, et sina oled luterlane või sina oled baptist või nelipühilane või et tundub, et see ärkamine suutis sulatada ära need sellised nimetused. Absoluutselt. See oligi kõige põnevam, et kui näiteks tuli Teedi Tüür, palvetas ja jagas sõna meil Oleviste kirikust, tulid sealt inimesed metodisti kirikust ja teistest kogudustest tulid teda kuulama. Kui Teedi tuli ja pidas pühapäeva hommikul kõnet merepuiesteel, siis läksime kõik sinna. Ja kui ta pidas kuskil Jaanuse või kellegi kodus, pidas sellist poolpõrandalust piiblitundi, siis kõik läksid sinna. Rahvas läks kokku sinna, kus midagi oli. Ja tõesti see tohutu armastus, üksmeel, see oli niivõrd ilus seda näha, et inimesed ei mõelnudki isegi selle peale, et me peaksime kuidagi olema eraldatud või oma mingisugust teistsugust kuuluvust, kus peale selle, et ma olen kristlane ja ma olen saanud uueks looduks, uueks inimeseks. Tundub nii, et siis, kui inimeste jaoks Jeesus sai kõige tähtsamaks, mitte mingisugune kiriklik kuuluvus või mingisugune usutunnistus, siis see liitis inimesed kokku. Ja samas need, kes sel moel kokku tulid, siis nad sattusid ju tegelikult kahe tule vahele. Ühelt poolt riik, julgeolekukomitee, kõik võimalikud repressioonid, mis tulid nende läbi ja siis samuti need inimesed, kes ise kõige selle liikumise vastu sedisid. Üks pastor mulle rääkis seda, kuidas samal ajal kui Oleviste kirikus kõik need võimsad ja suured asjad toimusid, kui keegi inimene oli tulnud Venemaalt sinna ja küsis, et kas siin kirikus on need tervenduskoosolekud, siis vastuseks sai ta selle, et ei, meie selliste nõmedustega siin ei tegele. Ja see näitab, kuivõrd kahte lehte läksid need asjad siis, kui ärkamine kohale jõudis ja tundub, et see on ärkamistele üldse selline iseloomulik joon. Et see põhjustab ühelt poolt üksmeele inimeste vahel, kes tõesti siiralt Jumalat otsivad ja samas põhjustab ka lahkmeelt. Ma arvan, et me ei leia kuskil kiriku ajaloos sellist ärkamist, mis oleks toonud absoluutse üksmeele kõigi vahele. Nii et sellised asjad on asjad, mis tegelikult peaks meile, ma usun, olema ka hoiatuseks. Et siis, kui Jumal hakkab liikuma, siis me ei leiaks ennast sellele vastu töötamas või nii, nagu ma siin alguses ütlesin, ei oleks nii, et me palume ärkamist ja siis, kui Jumal ärkamise saadab, siis me ütleme, et ega me sellist ei tahtnud. Et me ei tahtnud mingisuguseid kaltsakaid, kes tulevad kirikusse ja söövad oma vorsti võileibu siin ja loobivad prügi maha, sest kõike seda ju seal Oleviste kirikus tehti. No, absoluutselt. Räägi Ülo võib-olla natukene sellest ka, milliseid inimesi see kõige rohkem ligi tõmbas. Kas olid need lihtsalt tavalised tööinimesed, olid need sellised intelligendid, noored, vanad? See esimene ärkamine, nii palju kui mina oskasin vaadata, siis suurem osa oli just kõik, kes tulid, oli lihtrahvas. Oli selliste inimesi, kes nägid esimest korda veega töötavat tualettruumi. Võid, mis asi see on? Oli Rein kutsus mõned kaugelt Ukrainast tulnud oma koju ja nad imestasid seda. Nii et oli tõesti inimesi, kes olid päris tsivilisatsiooni ääremaadelt tulnud. Ja samas tuli muidugi ka lugupeetud inimesi, arste, kes tervenes ja lihtsalt nendest tunnistustest, mis anti, siis sai teada, et seal on siis ka kõrgelt haritud inimesi, filoloogi ja ka selliseid inimesi, aga suurem osa olid lihtsad inimesed, lihtrahvas. Ja samas tuli ka väga huvitavaid inimesi, mingisugused kuuldused jõudsid ka raja taha. Ühel hetkel jõudis kohale Oral Robertsi ülikoolist, Orust, jõudis kohale selline võtterühm, kes võtsid siis filmisid nii suures kirikus kui ka seda tööd, just seda palve osa Maarja kabelis. Ja ma tean, et selle eest tuli kõvasti vastutust anda ja sellest oli mitte vähe pahandust, et kes andis loa ja kuidas võis ja tegelikult nendel aegadel tuli, see oli 78, tuli ka siia terve selline suur võimas kollektiiv Living Sound, kes tuli terve bussiga ja 78. Kohe järgneval päeval, kui Living Sound oli andnud oma kontserdid ära,
siis jõudis kohale, esmaspäevasel päeval jõudis kohale mees, kes on kuu peal kõndinud, James Irwin, väga selliseid erakordseid külalisi ja nad kõik tõid kaasa sellise masside äratamise, neid kõnesid paljundati tohutul hulgal, kus James Irwin rääkis, et Jumal, kes kõnnib maa peal, on olulisem kui inimene, kes kõnnib kuu peal, kus ta rääkis oma imedest, mis Jumal talle on teinud. Ja samas tuli kohale ka Soome maalt toonase Georg Ots laevaga mees, noor mees, kes oli just usule tulnud, täitunud kohe püha vaimuga ja kohe saanud ka prohveti sõnumi, et kui Tallinnas on toimunud ärkamine, siis tuleb Jeesus. Ja ta tuli kohale, ta käis linnas ringi, vaatas ringi, jõudis Oleviste kirikusse, oli just, me olime uhked, et ta võib näha siis sellist tõelist äratusõhkkonda, kõik oli kõige paremini ja ta tuli ja jagas seda, et tõesti, siin ma nägin, aga ma käisin ka mujal, aga see, mis ma nägin, ei olnud see, et ma usun, et tuleb veel üks suurem ärkamine, mille keskel tuleb Jeesus, et kui Tallinnas on toimunud ärkamine, siis tuleb Jeesus. Selline väga huvitav profeteering, võib-olla, et kellegile on sellest hea kinni hoida ja mina igal juhul hoian kindlasti sellest kinni, sest ma usun, et enne ülesvõtmist toimub veel Tallinna linnas üks suur ärkamine pealinnas, kus pöörduvad kõik ka selle kõrgkihi, kultuurikihi tipud ja täielikult pöörduvad vanaaegsel viisil, saades oma patud andeks ja elades uut elu Jumalale. Räägi sellest, mis olid sõnumid, mida kuulutati selle ärkamise ajal? Üks kõige olulisemaid sõnumeid, mida mulle meelde jäi, oli üks jutlus, mida vend Rein Uuemõis, brat Rein, nagu teda kutsuti, talle tulid kirjad kätte, kui oli ajal Leekaru või bratu Reinu ja tulid sellised kirjad, tulid Oleviste kirikusse ja alati õigel aadressil. Post töötas hästi, muud agentuurid ka. Ja sellel ajal tulid meid Austraaliast 2 meest. Üks oli Raimons, teine oli Tiluks. Ja nad rääkisid vapustavalt head õpetussõna. Aga üks nende jutlusi, seda on vist lugematu arv kordi Olevistes edasi räägitud. Ja see oli üks ärkamise jutlus. Ja selles oli juttu Jeesusest ja Janusest. Et kujuta ette, sa oled kõrbes. Otsatu kõrb, mitme päeva tee kõrbe. Sa oled ära nõrkenud kuumuses. Sul on üks ainuke. Kui ma saaks lonksuvett, klaasitäie vett, mida sina paluksid? Paluksid võib-olla, issand, et ma saaksin ämbrivett. Ja siis see asi lõppes sellega, et lõpuks see kõige parem palve, mis sa selles täielikus janu ja kurnatuse seisundis palud, Jeesus, ma palun üksnes sind, ma igatse midagi muud. Ja nõnda pandi prioriteedid paika. Jeesus raudselt number 1, Jeesus esikohale. Ja seda jutlust on tohutult, et mitte klaasitäis vett, mida Jeesus võiks sulle anda. Ära rahuldu mitte ämbritäie veega, vaid Jeesus, ma tahan üksnes sind. Ja kui sul on Jeesus, sul on terve ookean, sul on terved jõed pulbitsevast eluveest, kes usub, selle ihust peavad välja voolama elavee jõed. Ja see oli üks selliseid sõnumeid, aga muidugi vend Rein ise pidas ääretult selliseid kaasaegseid, huvitavaid, intellektuaalselt häid evangeelseid sõnumeid, mida siis salvestati ja mängiti kõikjale ette. Seal oli eluväärtustest, seal oli elu mõttest väga head kaasaja inimesele pühendatud sõnumid ja samuti oli tunnistusi, rohkesti tunnistusi, mida Jumal on teinud ja kuidas Jumal kedagi on päästnud ja need olid nii, et need olid nagu piksed läbisid kirikust, need olid niisuguse eluga, et rahvas säras ja liikus kaasa ja see oli tervik, need laulud, jutlus, altarikutse, tule Jeesuse juurde, halleluuja, nende laulude ajal tulid inimesed massiliselt voolasid ette. Mitu rida
inimesi, noori mehi altari juures. See oli tulek, see oli kutse. Ja seal me palvetasime ja õppisime siis Billy Grahami materjalide järgi, kuidas juhatada inimest õieti usu teel, võtta 24 tunni jooksul tema kontakti ja kuidas see hinge hoidmine kõik käib ja need olid väga väärt materjalid. Nendel aegadel kohe varsti peale seda ehvata ärkamise kõrghetke, mis oli siis Vene ärkamise ajal, tuli ka Billy Graham 84. Siis toimusid suured läbiotsimised. Minu kodust viidi ära 500 kassetti, kogu kirjavahetus ja lõpuks taheti minu endaga väga pikalt rääkida, viidi teise linna ja mitmetes kodudes olid läbiotsimised ja need olid väga rasked ajad. Tohutu palju haavu said inimesed nendest aegadest, mis väga vaevaliselt ja väga pikalt jäid valutama ja need ei olnud kerged ajad. Ja ometi Jumal toimis võimsalt, toimis koguduses. Tundub, et töötegijate jaoks oli see eriliselt raske, sest juba kas või see koormus, mis oli seal kõigi nende koosolekute korraldamisega, inimeste pärast palvetamisega. Ma tean, et inimesed, kes palvetasid päästmispalve nendega, kes olid tulnud kirikusse, pidid võtma nendega ise pärast ühendust ja neid võis lõpuks olla nii palju, et see läks juba päris keeruliseks. Kas see läbi ei põletanud? See on väga hea küsimus. Tõepoolest oli neid inimesi ka, kes ütlesid, et nad ei jaksa. Ja mina imestasin alati neid inimesi. Oli selline meeletu eesrindlane kõigi teiste seas, Ants Veemann, kes praktiliselt põletas end kahest otsast ja ütles, antikristusele jääb and, luu ja nahk. Ja see oli tema tees, et võeti ööpalved ja võeti päevapalved ja võideldi ja tema oli üks neid mehi, kes kogus enda kodusse inimesi, kõik, kes olid usu juurde tulnud, õpetas neid, palus, et kõik saaks püha vaimuga täidetud ja tunnistaks sõna ja vaat sellised kodud, need kasvatasid inimesi. Sealt tulid töötegijad, pastorite naised, Jumala riigi eesminejad. Et selliste tõeliselt pühendunute läbi tegelikult Jumal tegigi seda tööd nendel aegadel, kui jumalateenistused kestsid peaaegu et terve päev otsa. Sest kus iganes inimesed olid, seal tuldi kokku ja seal palvetati ja otsiti Jumala palet. See oli väga võimas ajajärk ja ma igatsen, et Jumala rahval selline hirvejanu, selline otsing, selline ootusärevus, kus sa pead köitega, pead vedama kirikul suured sektorid ümber, et kuidagi saaks päästmata inimesi, saaks kirikusse sisse, sest usklikud tulid, robinal võtsid kõik esimesed read, kõik keskmised löövid enda alla, kõik tahtsid näha, kõik tahtsid olla selles kaasas ja see tegi tegelikult tohutut pahandust. Sa küsid, et mõned pahandasid. Inimesed pahandasid, et minu hea vaateväli, minu hea positsiooniga koht, mille jaoks ma tulin varem kohale mitmeid tunde ja nüüd korraga saab sinna ainult piletiga, tähendab, kui sul on päästmata inimene kaasas. Et see piletiga tulek, seda propageeriti päris tugevasti, et võta päästmata inimene kaasas, sa saad oma parema koha peale. Aga ma mõistan, et mõni inimene hakkas oma kodunt tulema ja ta oli eakam ja ta tahtis saada seda head kohta ja tõesti kahju on ka mõnedest, kes pidid pahanduma nendel aegadel, aga me tegime kõik selleks, et inimesed, kes tulevad kuulama evangeeliumit, võiksid jõuda Jumala juurde. Nii et asi ei ole ka päris nii mustvalge, et ärkamine on puhas õnn ja rõõm, taevas on maa peal, kõik inimesed on õnnelikud, kõik on rahul, et mul jääb küll kõlama selline noot siin, et ärkamine tähendab ka suurt tööd. See tähendab kõikvõimalike pingetega tegelemist ja inimestega tegelemist. Nii nagu Apostlite tegude raamatus 6. peatükis kirjeldatakse, et siis kui jüngrite arv oli saanud väga suureks, et siis tõusis nurin rahva seas.
et ärkamine tõi palju rahvast kohale, aga ärkamine tõi ka kõikvõimalikke pingeid ja nurinat. Nii et paistab, et sellest ei saa ükski ärkamine üle ega ümber. Ja ma usun, et see on asi, mida me peame endale teadvustama, et sellel on hind. Et kõigepealt esimene, mida me näeme, oli see, et see hind maksti palves. Teine, mida me näeme, on see, et inimesed, kes olid seal töötegijad, maksid hinna sellega, et esiteks nad sattusid konflikti võimuga, nad sattusid konflikti võib-olla paljude inimestega nende oma vendluses, kes enam ei saanud aru, et miks te seda või teist asja teete. See kindlasti maksis neile nende ajas, nende perekonnas ja paljudes muudes asjades. Nii et need peaks olema sellised asjad, mida me enda jaoks ka läbi arutame, sest Jeesus ütles, et kui inimene hakkab ehitama torni, siis ta peaks kõigepealt istuma maha ja mõtlema läbi, kas tal on reaalset ressursse, et viia lõpule see, mida ta on tahtnud teha ja võtnud ette. Nii et paistab, et need on sellised tõsised teemad, millest ei saa ärkamises üle ega ümber. Võib-olla sa lõpetuseks üle räägid natukene sellest ka, kas oli midagi sellist, mida sa, kui see sõltuks ainult sinust, teeksid teistmoodi või mida sa kahetsed, midagi, mida oleks võinud ümber muuta? Võib-olla, et see Jumala otsimine oleks pidanud jääma samamoodi, nagu see oli just need reedesed õhtud, need laupäevased kokkutulekud, aga mõistame ka seda, et see oli ideoloogiline konflikt ka, sest kujuta ette, samal ajal, kui toimus siin ärkamine, meie Baptistiliidu üle Venemaaline ainuke ametlik häälekandja, Bratski vestnik kirjutas Tallinna tuulest, mis puhub, aga puhub pisut viltu. Tallinna tuul, nii et püha vaim sai uue nime Tallinna tuul. Ja tegelikult see, nagu sa ütlesid, see kurnas ja väsitas inimesi, et see ei ole sugugi kerge olla selle tule sees. Meil korduvalt öeldi, kui sa tahad ärkamist, unusta ära kõik mugavused. Et kui sa palud ärkamist, unusta kõik mugavused. Ja ma usun, et siin on väga palju tõtt ja võib-olla just seda palve ja Jumala otsimine, et ma olen mõelnud mitu korda, et ma oleks igatsenud, et see oleks võinud jääda kuidagi enam esirinda, selline suurem pealekäimine, suurem nõudmine, aga mingil ajal mingite juba uute liikumistega juba tulid seal ka Eesti rahvusliku liikumise tuuled ja tulid hoopis teised meeleolud, et tegelikult oleks pidanud seda Jumala otsimist, seda peaks säilitama ööd ja päevad, et see meelelaad jääks kogu Eesti kristlaskonnale otsida Jumalat, kuni ta võimsalt külastab uuesti meie maad. Suur aitäh, Ülo. Ma usun, et see on midagi sellist, mis on olnud täiesti unikaalne, täiesti kordamatu meie maal ja meie ajaloos, aga ma usun ka seda, et Jumal on tegemas uusi asju ning selleks me tahamegi rääkida nendest teemadest, sellest, mismoodi Jumal on toiminud meie maal, mida ta on teinud varem selleks, et siis, kui hakkavad sündima need uued asjad, siis me võiksime tunda ära selles Jumala vaimu töö ja osutuda mitte sellele vastutöötavateks, vaid nendeks, kes on kanaliteks ja astjateks, mille kaudu Jumal saab toimida ja tuua ärkamist Eestimaale.